tere ilusat nädalavahetust kõigile. Käes on laupäeva hommik. Ma isegi ei tea, mis kuupäev täna on. Aga otsustasime, et tuleme lastega enne lõunaund mängima ja avastame jälle uusi mänguväljakuid. Täna tulime Annikurru, see on nii äge vahva lasteaed. Ja spordiväljak, ma isegi ei oska öelda, siin on nagu nii palju asju, et lastel on juba nii lõbus, kuigi me oleme siin olnud ainult 5 minutit. Ja nad juba jooksevad nagu hullukesed ringi, ehk siis mõnus korralik väsitus. Ja mul on hääl ära nagu kuulda, sest ma olen haige. Ja mul ei olegi mitte midagi muud viga, kui et mu hääl on ära ja et ma lihtsalt nagu vahepeal köhin. Aga eile mul ei olnud üldse häält, see oli päris hull. Aga see nädal ongi meil siuke rahulik nädalavahetus ja Kris läheb lastega õhtul motonäitusele vist Tartusse. Ma ei teagi täpselt, mis see on. Mina nendega kaasa ei roni, lihtsalt sellepärast, et mu enesetunne ei ole kõige parem. Nii et vähemalt nendel on tegevust ja mina saan kodus toimetada ja koristada. Nüüd me siis siin kõik mängimegi ja see ala on ikka tohutult suur. Järjest rohkem kõndida, siis avastad, oi, seal on ka mängukoht. Ja täpselt aiast väljas on siin Annikuru diskgolfi rada, park, mis iganes. Kunagi noorena ma mäletan, et Krisiga algusaegadel me ikka käisime siin seal Annikuru diskgolfi rajal. Et siis talle meeldis diski mängida ja nüüd ei ole seda enam ammu teinud aastaid. Et tähendab, ma ei oska üldse mängida ses mõttes, aga lahe on ikka vaadata ja noorena, kui tekib võimalus sellist uusi asju, ma ei tea, vaadata ja kaasas käia, siis ikka käid. Mis need on? Okay. Palun. Milliga tahab? Jaa. See on aga maitseb. Palun. Maitseb. See saab liikuda ka. Näita, mis sul on siin. Tasakesi.
jõudsime just koju tagasi, panime mõlemad lapsed tuttu, et nad saaksid natukene puhata välja ennast, enne kui nad Krisiga pärast sinna kuhugi motonäitusele või mis iganes see on. Mina nendega kaasa ei lähe, aga ma ise hakkan endale praegu teed tegema. Tähendab, peakski selle sooja panema. Ja ma eile ostsin Lidlist selliseid asju. Ma vist äkki, mul oleks mõttekam teha väike backstory, miks ma need ostsin. Aga nüüd hakkab see siin häält tegema. Vegan. Igatahes mul on terve TikTok täis, kuidas inimesed välismaal ostavad Lidlist neid mingeid mozzarella asju, mis umbes tilidesse juust täiega umbes jookseb sealt välja ja millegipärast need tuleb mul alati hilja õhtul ja siis mul läheb kõht tühjaks, siis ma lähen magama ja ma tean järgmine päev, ma tahan neid. Igatahes ma leidsin mingid variandid eile Lidlist. Üks ongi Brie juust, nagu näevad väiksed kalanahitsad välja. Ja siis ühte ma olen tegelikult juba varem söönud Lidlist, on juustu ja chili pipra pallikesed. Need on ülihead, need on nagu siuke väike spicy kick. Igatahes ma teengi endale teed ja neid, et natuke mäksida. Ja siis mul on siin tomateid, et pesen need ka kõrvale ja on siuke mõnus väike, lõuna vahevalada. Ja järgmine teema. Kris tuletas mulle meelde, et homme on vanavanemate päev. Ja eelmine nädal ma just vaatasin järgi, et kuna see aasta on. Ja mõtlesin, et ma ükskord hakkan mõtlema, et mis me siis nagu lastega midagi väikest tahaks ju ikka nagu teha. Ehk siis ma unustasin selle ära. Nii et ma pean hakkama kiirelt otsima Pinterestist mingeid asju või mingid mõtteid, mida saaks lastega koos teha, et praegu me oleme iga aasta kinkinud laste käejälgedega kaardikesed, väike koogike või miskit sellist. Ja siis lihtsalt läin nagu külla, et aga see aasta tahaks ikka nagu midagi muud teha, et palju jaksab koguda neid kätejälgedega kaarte, mis on tegelikult selles mõttes väga armas mulle. Ma võiks iga aasta nagu koguda, kui ma oleks kunagi vanavanem. Et aga jah, ma pean hakkama nüüd Pinterestis surfama, et vaadata, mis nende lastega siis koos teha enda mammadele ja papadele. Ja ma lihtsalt võtan selle väikse hetke, et natuke süüa ja lihtsalt rahulikult diivani peal lebotada. Ma ise väsisin ka nagu kuidagi nii ära sellest mänguväljakul jooksmisest, et ma tunnen, et ma vajan hetke natukene endale. Nii, Kris just läks lastega kodust ära. Ma arvan, ma ütlesin ennem küll, et nad lähevad Tartusse mingit autode näitust, motoshow'd, mida iganes vaatama. Ma üldse ei saanud sellest aru. Aga ma ise hakkan nüüd kodus toimetama ja koristama. Iga tuba vajab nagu koristamist. Elutuba, köök, magamistoad ja panen mingi mõnusa laulu käima ja hakkan lihtsalt vaikselt toimetama.
Inarja, palun. Mõnusalt on nüüd juba mitu tundi möödas. Me oleme jõudnud koju. Nagu näha oli, siis me käisime väljas kodunt. Ehk siis me käisime Krissi vanemate juures. Krissi noorem vend oli kodus ja ta kutsus kõiki sööma. Lapsed said õues mängida. Leol on ju elektriauto ka seal. Et lapsed väsitati korralikult ära. Nad on täiesti nokkis kodus. Ja Krissi isa saatis selle aasta puhastatud maasikaid ja metsmaasikaid, mis nad on sügavkülma pannud meile koju kaasa. Meil oli endal ka tegelikult pandud vist mingi 10 karpi ja need kõik on otsas, sest et lapsed on kõvad smuutitajad meil. Et siis ja mul hakkab hääl jälle ära minema ja tegelikult ei ole üldse nagu hea olla. Aga ma panengi need ära külma ja ma arvan, et me hakkame ise ka magama, settima. Kris nüüd vaikselt valmistab pannkooke ja nüüd tulime lastega, nüüd olid ka mängima. Muidu nad ei taha ise siin mängida, aga kui oled juures, siis mängivad nii mõnusalt. Ja õues on nii mõnus päikene, nagu tõesti nii ilus on. Ja lastetoas on alati hommikuti nii mõnus siuke, nagu päike sillerdab läbi kardinate tuppa, et see on alati hästi mõnus ja soe ja sussu ja midagi lihtsalt väga mõnus. Me tulime praegu lasteaeda mängima ja lastel on igal rühmal siuke oma peener, mida nad iga kevad vist hooldavad. Kris, kuidas see oligi? Sööda viluaed või? Kus? Jaa, sööda viluaed. Minust nii äge ettevõtmine lastele. Ja jah, kevadel vist oli see, kui nendel oli suur mingi koristuspäev ja siis nad hooldasid enda peenrakesi. Nii äge. Sa ronid. Vau, Leo, ma kohe tulen. Jaa. Kohe lähme. Teeme 1, 2, 3. Vau. See oli natukene suur. Toon veel. Ei teha rohkem. Milli. Meil on väike hot dogi ja kõrre mahla
peatus, sest et praegu on ju mitu tundi juba möödas, issand. Nii, praegu on mitu tundi juba möödas. Ja praegu on mitu tundi möödas juba sellest, kui me viimati kodus sõime. Nüüd siis Kris ostab lastele hot dogi. No anna, ma võtan. Nii. Hästi tund. Ma ise pole eriti suur hot dogi sõber, nii et ma ei tahtnud. Ja kõrre mahla saite ka. Nii. Palun, Leo, aga see on kuum. Ma ei tea. See tundub küll. Nii. Oota, aga millise on... Ai, see on nii kuum. Kumma see kümme oli? See tundub küll. Kohe. Igatahes ja sööme ära. Või lapsed ja Kris söövad ära ja siis lähme ära koju, sest et uneaeg pressib peale. Ja. Mis sa ütled? Aitäh. Te ilusat mamma-pappa päeva. Mamma-pappa päeva. Aitäh. Jälle sina ka mamma-pappa. Kell hakkab vaikselt 10 saama. Me just jõudsime Leoga koju. Käisime vanemate juures saunas ja enne seda viisime lastega nii minu vanematele kui Krisi vanematele vanavanemate päeva puhul Lilli. Ja Kris tuli Milliga koju, sest Milli on haige. Tal on nohu, ikka päris suur nohu ja köha. Ja me siis Leoga jäime sauna ja homme on juba tööpäev, lasteaiapäev. Minu ja Milli jaoks kahjuks mitte, sest Milli on niivõrd haige, et ma pean hoolduslehe võtma. Ja noh, ega ma ise ka täiesti terve ei ole ses mõttes, et tegelikult on tore, et me oleme koos samal ajal haiged. Et nagu nii-öelda ühe korraga saab nii-öelda tehtud või tehtud. Et ei pea nagu mitu korda kodus istuma, seda üritan öelda. Aga ja ma loodan, et pikalt ei ole ja et ma saan inhalaatori abiga tal tervise ruttu korda. Et meil ongi kõige hullem see nohu just. Et köhatab ta aina nagu öösiti paar korda, lihtsalt nagu sükast paar tugevat korda. Päeval mitte kordagi. Aga nohu on see, mis tegelikult meil juba 2-3 nädalat nagu kuidagi kimbutab. Et ja mul endal tuleb vist kõrvapõletik. Mul on krooniline kõrvapõletik, sest mõttes, et mul iga mõne aja tagant tuleb. Aga ja, et meie jaoks ei ole homme töö ega lasteaiapäeva, vaid on kodune päev ja ilmselt ka ma proovin saada meile mõlemale aega perearsti juurde. Aga ja, kuidagi nii tore nädalavahetus on olnud ja mulle tundub, et see video, nagu selle korra video, vlog, tuleb päris pikk. Enne see seisuga oli juba 18 minutit ja ma ei ole pannud veel viimaseid klippe, mis mul on, et kus me mu vanemate juures käisime. Nii et ja ma loodan, et teile meeldib ja et see ei ole liiga igav ja liiga pikk asi, mida vaadata. Et ja, aga siinkohal ma tõmbangi selle video otsad kokku. Ma loodan, et sulle ikka jälle meeldis ja näeme järgmine kord. Tšau!